Tere! Suur au siin olla ja rääkida sellest, mida me oleme teinud ja õppinud viimase paari aasta jooksul, kui me hakkasime pakkuma Kubernetese teenust. Nüüd, tõstke käed, kes teab reaalselt, mis asi on Kubernetes ja mida see teenus teeb? Lihtsalt tõstke käed, palun. Tegelikult umbes 50% inimestest. Kubernetes on kindlasti üks sõna, mida paljud kasutavad müümiseks. Ja kui me vaatame natuke ajalugu, ja selleks on kõige lihtsam viis minna Google Trendsi ja vaadata, kui populaarne on tegelikult Kubernetes. Aga populaarsus ei saa olla niisama vaakumis. Kubernetes on ikkagi mõeldud rakenduste optimeerimiseks, rakenduste jooksutamiseks. Seega huvitav oli vaadata, võrdleme selle legacy klassikat virtuaalmasinat Kubernetesega. Vaatame, kuidas maailmas on asjad arenenud. Ja siin pildi peal on 5-aastane trend. Et kui me vaatame, siis see punane joon on virtuaalmasinate päringud ja sinine on Kubernetes. Nagu näete, suhteliselt võrdselt asi läks ja hakkas pihta, see graafik hakkab pihta aastast 2016 ja lõpeb sisuliselt tänase päevaga. Jah. Jah, ma räägin sellest. Nüüd, kui me vaatame, siis üks trend on selge. Umbes siin, mis on siis ilmselt aasta 2018, see trend oli enam-vähem kasvav. Ehk siis inimesed otsisid rohkem ja rohkem Kubernetesest, mis tavaliselt näitab seda, et see tehnoloogia hakkas võtma teatud maturity levelit, millega saab seda juba kasutada toodangus. Ja mul ei ole nagu mingit teadus backgroundi selle kohta, aga mulle tundub, et mis juhtus siin, oligi, et see tehnoloogia muutus juba piisavalt maturiks, et enam ei otsitud just Kubernetese järgi, vaid otsiti juba selle järgi, mida see võimaldab. Ehk siis need lisavõimalused, Kubernetese ökosüsteem muutus juba selliseks, kus enam sa ei otsi konkreetselt Kubernetest, või otsid näiteks Argo CD-d. Ehk siis see kõik mõjutab seda ja põhimõtteliselt näitabki, et viimasel ajal see otsingute läve on enam-vähem sarnane. Ehk siis see põhimõtteliselt on nagu väga kõrgel tasemel annab öelda, et see Kubernetes on enam-vähem mature tehnoloogia, mida paljud kasutavad. Ja siis tekkis muidugi küsimus, maailmas on tore, aga Eesti on ju kõige arenenum riik maailmas. Kuidas meil on asjad? Sama skaala ja tegelikult, kui vaadata, siis meil see asi on natuke teistsugune. Ehk siis meil on samamoodi natuke rohkem Kubernetest viimasel ajal, aga mingis mõttes väga eriti suurt vahet ei ole. Ja see on mingis mõttes ka olukord, mis on tekkinud, mis oli paar aastat tagasi, kui riigipiloos oli mõte, aga hakkamegi pakkuma Kubernetese teenust, sest paljud räägivad sellest, aga hakkame tegema. Ja ma arvan, et loodan, et me oleme panustanud ka natuke sellesse, et see moodsam lähenemine on hakanud rohkem ka olema reaalselt kasutatud Eestis. Lihtsalt huvi pärast rõhutan, et Tartus praktiliselt keegi ei päri virtuaalmasinatest, Tallinnast asi veel käib edasi ja selle tõttu me oleme palunud ka Tartu Ülikoolist 2 inimest anda loenguid Kubernetesest, mis tulevad peale lõunat. Aga nüüd buzzwordist natuke sisule ja lõppkokkuvõttes, mis meid huvitab, on see, kuidas me käivitame ja opereerime rakendusi, ehk siis tarkvaratükke, mis reaalselt lahendavad ärilisi probleeme. Ja enne, kui rääkida Kubernetesest, väike meeldetuletus baastehnoloogiast. Me ei hakka siin rääkima sellistest asjadest nagu bare metal ja riistvara, sest see on tegelikult päris nišš asi, aga kõige tihedamini kasutatakse kaks meetodit selleks, et joosta rakendusi. Kas teed virtuaalmasinat, mis on eraldiseisev tükk, mis on täisvirtualiseeritud,
kus on hüperviisor, mis tagab, et virtuaalmasin on isoleeritud teistest virtuaalmasinatest, ja siis laadid virtuaalmasinaid täis, et siis paned sinna täis OS-i, täis kernelid ja täis rakendusi. Alternatiiv on kasutada vahevarana container engine'id, siin pildi peal on Docker, aga tegelikult tänapäeval on neid valikuid rohkem, ja siis pakendad ainult rakendust ja teeke. Mida see tähendab? See tähendab seda, et konteinerid on palju lihtsamini migreeritavad, ehk siis meid enam opsüsteem või physical server ei huvita. Me saame töötada hästi kõrgel tasemel. See footprint, ehk siis kui palju konkreetne rakendus tahab saada, kui palju ta nii mälu mõttes kui ka ketta mõttes muutub õhnemaks. Ehk siis see teeb kogu asjanduse palju kiiremaks. Ja kui virtuaalmasina loomine on niisugune keskmine 3-4 minutit, siis konteineri loomine on mõned sekundid, 10 sekundit. Mis tähendab seda, et kui meil on vaja neid mitu tükki teha või hallata, järsku me saame 10, 20, 50 korda kiiremini asju teha, mis ilmselt on hädavajalik siis, kui me tõesti tahame massiliselt midagi teha. Nüüd, kui meil on üks virtuaalmasin või 10 virtuaalmasinat, pole probleemi, me neid saame hallata. Kui meil on 10 konteinerit, samamoodi, pole probleemi. Probleem tekib siis, kui meil on hästi mitu serverit, hästi mitu virtuaalmasinaid, nad töötavad erinevat moodi, tahavad erinevat asja, siis tekib tunne, kuidagi peaks seda haldama. Ja see ongi see koht, kus tuleb mängu Kubernetes, mis oma sisu järgi on tegelikult veel üks raamistik selleks, et ehitada hajusüsteemide rakendusi. Ehk siis Kubernetes ei ole ainult konteinerite haldus, vaid Kubernetes sisuliselt annab ette teatud teenused, mida saab kasutada selleks, et enam-vähem ühtemoodi ehitada hajusrakendusi. Ja kui me räägime nendest teenustest, mida Kubernetes pakub, nii-öelda baasteenustest, siis eelkõige on see teenuste avastamine ja koormusjaotur, ehk siis on lihtne kirjutada rakendusi, mis nimetavad teised rakendusi, mis oskavad automaatselt skaleeruda, kui nad on tehtud teatud malli järgi, ja Kubernetes lihtsalt teeb seda kõike tagab, et see asi töötab. Kui nii-öelda virtuaalmasinate puhul tavaliselt sa pead ise näiteks tagama, et sul on naming, ehk siis DNS korras, et sul on näiteks pordid lahti, et sul on näiteks masinates või rakendustes on õige konf, seda kõike pakub Kubernetes. Nüüd, konteinerite orkestreerimine on tähtis, sest kui meil on tõesti mitu masinat, üks aspekt Kubernetes puhul, mis on väga tähtis, et enamasti Kubernetes ei taga, et see süsteem töötab. Konkreetne tükike. Ehk siis Kubernetes saab seda tappa, kui ta tunneb, et kuskil on parem olla või kui juhtub mingisugune jama ja ta hakkab ennast ise parandama. Ehk siis Kubernetes on selline päris agressiivne sysadmin, kellega saab suhelda üle API ja kes aitab teha rakendusi suht standardsel viisil. Suhteliselt standardselt tähendab seda, et ikkagi, kui on soov kasutada Kubernetest ja joosta oma legacy rakendust, seda saab teha. See on halb praktika, aga migreerimisel tuleb ette. Konkreetselt, kuidas Kubernetes töötab ja on üles ehitatud, me siin ei hakka rääkima. Siin on välja toodud skeem, ei hakka süvenema väga palju, aga see on mingis mõttes master, slave või mis ta on, leader, follower arhitektuur, kus põhimõtteliselt on mingi control plane, mis kontrollib workereid, kus saavadki rakenduse töötama. Seal on natuke rohkem maagiat sees, aga mingis mõttes saab nii sellest mõelda. Ja sisuliselt klastrid kontrollib admin kubectl kaudu, eraldi kanali kaudu, ja admin on võib-olla vale sõna, sest üks asi on tähtis,
et Kubernetes on eelkõige mõeldud arendajatele, mitte sysadminidele. Sysadminide jaoks ausalt öeldes Kubernetes on peavalu. Riigipilves on kõige rohkem probleemi virtuaalmasinatega, kus jooksevad Kubernetese node'id. Sest mõned siin istujatest teavad, et Kubernetes tagab, et infrastruktuur on tõesti kasutatud. Ehk siis, kui sul on tõesti kasutatud virtuaalmasin, sellel migreerida laivis kuhugi on väga-väga raske. Ehk siis, sysadmini jaoks Kubernetes on pigem peavalu. Aga arendajate jaoks, kes saavad kõik oma asjad tehtud ilma selleta, et nad peaks suhtlema adminiga, see on tegelikult see lisaväärtus, mis paneb teenust kasvama. Ja kui me räägime sellest, et Kubernetese peal võiks migreerida, siis tavaliselt iga migratsiooniga tekib küsimus, mida see tähendab reaalselt, et millest peaks mõtlema. Ja ma tooks välja siin 2 aspekti, et 2 aasta jooksul, kui teenus on riigipilves laivis, meil on olnud nii case'id, kui süsteemid migreerisid Kubernetese peal, kui ka need case'id, kus süsteemid on nullist tehtud Kubernetese jaoks. Ja loomulikult migratsioon on tunduvalt valusam protsess. Esimene mure on suht tüüpiline, et kui me räägime lähenemisest infosüsteemidele, siis Kubernetese puhul tuleb kohe esimesest päevast aru saada, et kui te tahate kindel olla, et teie rakendus, teie protsess töötab, siis tegelikult see on väga halb praktika ja Kubernetes ei ole hea fit selle jaoks. On rakendusi, mis vajavad seda. Nad on tüüpiliselt legacy rakendused, neid on väga raske ehitada ja pärast sa ehitad taara ümber ja jälgid selle. Niinimetatud PET-rakendused ei ole hea fit Kubernetese jaoks. Kubernetese puhul on hea, kui sa saad abstraheerida oma rakendust, et sa saad kirjeldada, kuidas ta peab töötama, kuidas ta peab ehitatud olema, millega ta peab suhtlema, mida see tähendab, et rakendus on elus, ja siis viskad selle Kubernetesele, et tema tagaks selle. Ehk siis, kui seda lähenemist ei muudeta, siis see on väga tüütu protsess migreerida Kubernetese peal. Kui teil on veebisait andmebaasiga ja te mõtlete, viskaks selle Kubernetese peal, siis läheb tööle, aga ei pruugi saada kõik need lisaväärtused, millest räägitakse, kui müüakse Kubernetest. Et rakendus peab olema ikkagi orkestreeritud ja ehitatud spetsiaalselt Kubernetese jaoks. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et reaalselt rakendust tuleb muuta. Kõige paremini on seda mitte teha, ehk siis kõige paremini on kirjutada nullist ja disainida juba aru saades, mida sa tahad saavutada. See on natuke lihtsustatud pilt sellest, kuidas näeb välja ühe mikroteenuse, mitte päris elutsükkel, või üks lihtsustatud elutsükkel Kubernetese vaatenurgast. Sisuliselt meil on rakendus, application container, mille sees istub kood, mis meil peab jooksma. Aga kui me nüüd mõtleme, mida see tähendab? See tähendab seda, et kuskil meil peab olema konfiguratsioon, tema istub siin, kuskil peab olema storage, mida ideaalis ei kustuta, tema istub siin, kuskil peab olema ingress, ehk siis see, kuidas kasutajad saavad sinna sisse, rakendusele sisse, ka natuke väline teenus, siis me tahame võib-olla jälgida, kas rakendus on elus või mitte, see on ka erinevad proobid, mis istuvad seal ja seal. Vahepeal me tahame monitooringut ekstraheerida kuidagi standardsel viisil, paneme erinevad lisakonteinerid, nii nimega sidecaarid, millega saab seda saavutada. Ja vaikselt see keerukus muutub tegelikult päris suureks. Ja kui te mõtlesite alguses, mul on tegelikult vaja lihtsalt Nginx-i andmebaasiga jooksuda, see on väga-väga lihtne. Ja te peate siis hakkama sellist asja tegema. See on keerukus ja selle tõttu on ka tihti nii, et need, kes arvavad, et neil on vaja migreerida tükike Kubernetese peal ja kõike muu jätta nii, nagu on, see on tegelikult tee mitte kuhugi.
See on kallis protsess, seda on mõtet teha ainult suurema infra puhul ja parim migratsioon on muidugi nullist kirjutamine, nagu ikka. Aga jätkame positiivselt, et mis on ikkagi need miinused Kuberneteses. Kubernetes on väga dünaamiline asi, ehk siis ei ole keegi garanteerinud, et teie rakendus töötab samas kohas. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et teie rakendus peab olema reboot safe, ehk siis seda tuleb osata igal hetkel nullist käivitada. Iga hetk peavad välised sõltuvused olema kättesaadavad. Iga hetk peavad olema potentsiaalselt mitmed erinevad komponendid teadlikud sellest, et üks komponendidest võib alla käia. Ehk siis see kõik on päris keeruliseks tehtud. Teine asi on Kubernetese puhul on muidugi see infrastruktuuri hind. Ma näitan pärast konkreetselt, mida see tähendab, aga seni te saate mõelda ja võib-olla pakkuda, mis on see keskmine VM-i profiil, millega Kubernetes opereerib. Ehk siis, mille poolest ta erineb tavalisest virtuaalmasinast. Kubernetese rakendamisel üks suur miinus on see, et tuleb õppida juurde asju. Üldiselt, mida aia jooksul inimesed viitsivad õppida uusi asju vähem. Ja Kubernetese puhul on palju uusi mõisteid, mida tuleb teadvustada. Ja tihti on see tüütu. Ehk siis hakkad mõtlema, kas investeerin ikkagi kuid ja kuid sellesse, et õppida midagi uut või jätkan vanamoodi. See on kindlasti asi, millega tuleb arvestada ja elada sellega. Kubernetese kiire kasv on tähendanud ka seda, et on plahvatanud ka ökosüsteem. Ehk siis on hästi palju erinevaid projekte. Arendustükkel Kubernetes on väga kiire, ta on natuke stabiliseerunud nüüd, aga vahepeal ta oli nii, et iga 2-3 kuu pärast oli vaja sisuliselt kogu oma platvormi ja rakendusi uuendada. See on loomulikult lisakoormus. Ja lõppkokkuvõttes tööjõud on ka väga suur mure. Ei ole siin suur saladus, et praktiliselt igas majas otsitakse Kubernetese eksperte, ostetakse üle ja kogu see teema on suhteliselt keeruline. Ja paraku, kui sa juba oled migreerinud, sul on vaja selle kosmoselaeva kuidagi kuhugi sihida, suunata. Aga see kõik on probleem, millest oleme teadlikud, ehk siis saab proovida seda kuidagi lahendada. Ma olen maininud, et üks mure on suurus. Kui Priit on maininud siin vahepeal, et meil siin alguses olid mõned kliendid, kes ei tahtnud maksta üle 5 euro kuus, sest DigitalOceanis saab odavam, siis infrastruktuuri vajadus, et Kubernetes joostaks, on tegelikult päris kõrge. Riigipilve alguses, kunagi 5 aastat tagasi oli ta plaanitud, siis selleks, et aru saada, mis suurust on vaja pakkuda, oli välja mõeldud nii-öelda etaloon VM, millega sai siis öelda, et me tahame ehitada riigipilve, kus saaks joosta 5000 virtuaalmasinat. 5000 virtuaalmasinat oli selline hinnang, kui palju on vaja virtuaalmasinaid, et avalik sektor saaks tööd teha. Need andmed on muidu eilsest. Meie praegune keskmine VM-i profiil on tegelikult 4 CPU ja 10 GB mälu ja 150 GB ketta, aga keskmine masin, mis on seotud Kubernetesega, on tegelikult 2 või kuni 3 korda suurem. Mis tähendab seda, et meie esialgne planeerimine ei ole päris õige. Ehk siis see capacity planning 5 aasta peale miskipärast ei tööta. Ja muidugi niisama neid numbreid võrrelda on vale ka, sest sa saad võtta rakendust ja panna virtuaalmasinas tööle, pole probleemi, saad kasutada 8 gigabaiti, aga sa ei saa võtta Kubernetese masinat ja panna selle tööle ja kasutada 27 gigabaiti, sest sul on vaja
pakkuda kontrollereid, 3 tükki, ja siis mõned workerid ka. Ehk siis enne seda, kui sa saad reaalselt hakata kas või midagi kasutada, panna tööle Kuberneteses, kuulub sul hästi palju infrat. Mida see tähendab? See praktiliselt tähendab seda, et Kubernetes väikeste rakenduste jaoks ei ole hea lahendus. Ta ei ole odav lahendus. Ja kõige paremini ta sobib siis, kui migreeritakse ja konsolideeritakse rakendusi. Siis Kubernetes annab hästi suurt lisaväärtust. Ma olen enne maininud, et Kubernetes ökosüsteem on suur. Kui keegi tahab, võite minna Landscape, CNF, Landscape Cloud Native Computing Framework, mis iganes .io ja vaadata täpsemini. Siin on mõned projektid, mis on seotud Kubernetesega, mis tagab väga erinevaid asju. Näiteks pakub andmebaase, iga kastike siin on eraldiseisev projekt, mida tuleb õppida ja aru saada ja võrrelda teistega. Ja nad on kõik dünaamilised, nende reliis on iga päev. Ehk siis, kui te tahate pakkuda midagi, siis paratamatult on 2 varianti. Kas me fikseerime mingid aspektid, ütleme ainult GitLab CD, ainult etcd, ainult CoreDNS, ainult Nginx Ingress, või ütleme, et see on tegelikult kliendi vastutus. Meie vastutus on virtuaalmasinad töötavad ja klient peab olema piisavalt tark, et seda kõike teha. Ma võin öelda, et riigipilves me oleme alguses valinud seda esimest teed, sest ekspertiisi oli hästi vähe, nii et me proovisime võimalikult palju fikseerida komponente, mis oli täitsa võimalik valida. Nüüd me oleme olukorras, kui kliendid on targemad, nii et siin on vahepealne samm praegu. Aga see kõik on mingis mõttes karm reaalsus, millega tuleb elada. Sest Kubernetes on praegu riigipilve kõige populaarsem teenus, lisateenus, ja Kubernetes võtab, ma võin teile öelda, 1/4 riigipilve infrastruktuurist. Et Priit siin enne pakkus 50 või 60%, seal veel ei ole, aga 1/4 kõikidest ressurssidest ja vastavalt 1/10 virtuaalmasinatest on Kubernetes all. Ehk siis miks on Kubernetes ikkagi nii vinge? Miks ta kasvab? Esiteks, ta on dünaamiline. See on nii pluss kui ka miinus. Sõltuvalt sellest, kelle käest küsid. Kui sa küsid arendaja käest, dünaamilisus on hea. Kui sa tahad midagi teha, seal. Kui sa tahad sysadmini käest teada, kas see, et keegi seal pidevalt modifitseerib midagi, see on muidugi miinus. Aga kuna tarkvara on see, mis nii-öelda määrab, kuidas asjad lähevad, siis dünaamilisus, mis on mõeldud just arendajatele, on väga tugev pluss Kubernetese teenuse puhul. Lisaks Kubernetes Amazonis, Kubernetes Azure'is, Kubernetes teie läpakas, Kubernetes teie oma infras või riigipilves, tegelikult see on sama Kubernetes. Ehk siis see vendor lock-in, mis on saadud, on väga-väga madal. On olemas loomulikult mõned pluginid siin ja seal, üks asi võib olla natuke teistmoodi tehtud, aga lõppkokkuvõttes Kubernetes on avalik ja tähendab avatud ja standardne platvorm, mida hästi palju teavad. Ehk siis see vendor lock-in on väga madal, on community, saab guugeldada, leiad lahendust. See on väga vinge platvorm selles mõttes. Kolmandaks, inimesi on vähe, kõik me teame sellest, ja Kubernetes kui platvorm, mis on mõeldud infosüsteemide ehitamiseks ja on täiesti programmeeritav, on sisuliselt kuldne asi igasuguse automatiseerimise jaoks. Praktiliselt meil on, ma arvan, riigipilves üksikud kliendid, kes kasutavad Kubernetest ilma CI/CD-ga. Ehk siis ilma selleta, et kuskil jookseb continuous integration, continuous deployment, mis paneb asju kohe Kubernetesse. Ikka enamasti kasutatakse seda selleks, et automatiseerida protsesse, et massiliselt hallata asju, et vähendada selle tööjõu kulu, mis läheb muidu tavapärase rakenduse deploymiseks.
Ja sellega seotud on ka väga rikas süsteem, ehk siis see probleem, et inimesi on vähe või tegelikult, et inimesed maksavad lihtsalt palju, ei ole üldse unikaalne Eestis. See on igal pool nii ja mis tähendabki seda, et hästi paljud inimesed istuvad ja mõtlevad välja, mida veel annaks automatiseerida. Ja pidevalt tulevad uued ja uued lahendused, mis võimaldavad seda, kasutades Kubernetes arhitektuuri. Stiilis saab öelda, okei, meil on rakendus, mis jookseb, aga seal võib olla mingisugune vana teeks sees. Kas ja kuidas me saame seda tuvastada? Üks variant on kirjeldada, et meil on, siis peab olema regulaarne redeploy, mis on siis läbinud mingisugust skänni, mis kui asi on halb, siis triggerdab ise uue teeki ehitust ja paneb seda kõike tööle. Ehk siis saab kirjeldada hästi palju reegleid, mis on sisuliselt mõeldudki sysadmini tegevuse ära optimiseerimiseks. Ja nagu mainisin, üks tugev pluss on, see on arendajale orienteeritud, ehk siis lõppklient on meie jaoks tegelikult arendaja, mitte sysadmin. Mainin paar viimast asja, konkreetselt juba riigipilveteenuse kontekstis. Oleme alguses peale valinud Rancheri lahenduse pakkujana selleks, et ja Rancheri lähenemine on see, et ta haldab mitu väiksemat Kubernetese klastrit. Sisuliselt, mida see on lubanud meile panna Kubernetese klastrid kliendi privaatinfra sisse. Ja see oli tegelikult väga õige lähenemine, sest ka praegu meil on üksikud kliendid, kelle puhul on kogu rakendus ja kõik asjad on Kubernetese peal. Ikkagi enamasti on mingid legacy tükid, mõned asjad on optimaalsem panna ikkagi virtuaalmasinate peal ja kui me räägime veel võrgulahenduste integreerimisest, siis tegelikult seda teha nii-öelda klassikalises infras on palju lihtsam. Aga jah, see on ebaefektiivne väiksemate klientide puhul, me teame ja mõtleme sellest. Ja nagu mainisin alguses, see lahendus, ja siiamaani, see on pigem nagu hallatud. Me tegeleme automatiseerimisega, ja see kindlasti tuleb, aga me oleme alustanud punktist, kus klientide teadmised Kubernetesest ja sellest impactist olid rohkem nagu müügitasemel. Et seletati, et see on väga vinge asi, tuleb võtta ja nüüd, kui keegi hakkas reaalselt asju rakendama, tuli välja, et üks või teine asi töötanud. Seega me oleme proovinud vähendada igasugused komponendid, mis olid kasutatud. Nagu ütlesin, tänapäeval see olukord on natuke teistsugune, et palju parem ja mõte oligi lasta lõdvamaks ja võimaldada klientidel teha juba, mitte päris mis iganes, aga palju rohkem. Ja see on nagu ilus teooria, kui tahate praktikat ka saada ja ma tean, et siin ei ole mõtet promoda üritust, aga peale lõunat on siis kaks üritust, kus saab siis käega katsetada seda sama Kubernetest. Aitäh! Jaa, tänan. Hetkel ei ole chati küsimusi tekkinud, siin käsi ma ei näe, nii et ma hakkan siis oma küsimustega või kõigepealt ma teen kommentaari, et mulle meeldis Ilja kunagi välja öeldud põhimõte, et miks Kubernetes kasutada. Ja see põhimõte oli see, et kõik käsitöö ehk inimese tehtavad tegevused on halb. See on minu arust see on väga hea, nagu kui me arvestame, mis on IT-s nagu kõige kallim asi, siis selgelt on inimtööjõud. Et inimtööjõud, kõik inimese tehtavad tegevused on halb. See võib-olla, ma mõtleks selle, ma ei saagi oma küsimust küsida, sest Kristal on mikrofon käes, ma saan aru. Ma annan sulle kõigepealt. Ei segan vahele sinu küsimusele ju. Aga ma küsin ära enda küsimuse, et vaata me siin paljud meist erineva valdkonna insenerideks, et me kogu aeg vaatame nagu seda, et väga äge, et see on nagu seal maal, Kubernetest on nüüd ka räägitud juba mõnda aega, aga vaata, sa oled inimene, kes on niikuinii kursis selle järgmise nurga tagant piiluva nii-öelda võib-olla järgmise kuuma võimaliku asjaga, et kas sa näed, et on midagi veel nagu, mis on nagu tegemas järgmist sellist potentsiaalset hüpet või on küsimus selles, et kuidas Kubernetes nagu tegelikult siis muutub selliseks küpseks? Vaata, ma ei usu, et Kubernetes on ebaküps.
Tegelikult Kubernetes tagab seda, mille jaoks ta on mõeldud, aga on ports asju, Kubernetes teenusena, mida me praegu pakume, seal on, mida arendada. Täpsustan ära, ma absoluutselt ei pidanud silma seda, et Kubernetes oleks nagu ebaküps. Ma arvan, et Kubernetes ongi küpseks nagu saanud. Aga et mis on see järgmine? Et kas sa näed, et on midagi nagu tulemas kuskilt või on tegelikult Kubernetes see, mis on ise ka see järgmine? Ma arvan, et kui sa mõtled selle peale, kellele teenused on mõeldud, siis kui meil oli mingis mõttes infrastruktuur, mis oli mõeldud sysadminidele, ehk siis teenused või lahendused, mis oli loodud infrastruktuursel tasemel, olid enamasti mõeldud adminidele. Nüüd on suund ikkagi arendaja suunas. Ja nüüd, kas tulevikus on lõpptarbija ka hakkamas arendama, ei usu. Ehk siis ma arvan, ega meil nagu rühmasid rohkem ei ole. Ehk siis meil on arendajad, kes arendavad teenusi. Meil on võib-olla kõrgema taseme arendajad, kes tahaks teenusi komponeerida või mis iganes veel nendega teha, mille puhul raamistikud ala Kubernetes on liiga madalal tasemel, ehk siis pigem jutt käib siin mingisuguste Tosca-laadsetest orkestreerimisest. Aga ma arvan, just infrastruktuuri tasemel, enam-vähem Kubernetesse laadsed asjad jäävad. Kubernetese peal saab igasugused serverlessi panna, igasugused operaatorid, mis automatiseerivad ära teatud aspektid, aga lõppkokkuvõttes see on ikkagi põhimõtteliselt sama, ehk siis infrastruktuurne teenus, mis on mõeldud arendajatele. Et selles osas ma ei usu, et ma ei näe, et lähitulevikus oleks midagi radikaalset just kasutajaliidese mõttes teistmoodi tehtud. Okei, ma küsin siis niipidi, et küsime kõigepealt selle küsimuse, mis on siin läbi käinud natuke, et Kubernetese klaster ei saa olla saitide ülene, see on nagu tehnoloogiline riigipilves, see rakendus saab üle saitide olla, aga klaster ise on sul ühes saidis ja teises saidis. Ei, saab. Kõike saab teha. IT-s on selles mõtte, IT on väga tore valdkond, et kõike alati saab teha. Küsimus on selles, et kui homme see ei tööta, kui raske on seda korda teha. Kui sa ehitad klastrit üle vanni, üle internetti, siis keegi ei ole, on olemas üks selline teoreem, CAP-teoreem, mis tagab seda, et sa pead 3 omadustest valima 2. Ehk siis kas sul on network partitioning või kas on consistency või sul on availability. Ja kui su rakendus on selline, mis eeldab, et andmed on konsistentsed, siis ei ela üle võrgu partitsioneerimist. Ehk siis kui juhtub nii, et mis seal populaarne on, rotid söövad kaabli ära ja võrk kaob, siis kuidagi tuleb seda probleemi lahendada. Ja üks variant on seda lahendada infrastruktuuri tasemel. See on tehtav ja see on tegelikult klassikaline viis, kuidas seda tehakse. Miinusuks on see, et see ei ole kasutaja, see eeldab hästi palju teadmisi. Ehk siis sa pead teadma päris madalatest protokollidest, mis praktikas tähendab seda, et su inimjõud muutub veel kallimaks ja veel rohkem aega läheb korda saamiseks. Miks me oleme korduvalt öelnud, et kui keegi tahab kasutada Kubernetest ja jooksutada seda erinevates klastrides, erinevates andmekeskustes, miks me oleme pindavalt soovitanud kasutada ikkagi erinevad Kubernetese klastrid, on see, et rakenduse kihis on neid probleeme lahendada palju-palju lihtsam. Kui te lähete alla ja hakkate klastri võrkusid ehitama ja nii edasi, see on tehtav, aga tuleb arvestada, et siis, kui mingi jama juhtub, näiteks riigipilvmeeskond ei pruugi aidata, sest see on juba väga-väga mitmes kihis võib asjad valesti minna, seega mida lihtsam, mida selgem on infrastruktuur, seda lihtsam on seda parandada. See on, aga puhttehniliselt sa saad joosta ühe klastri Ameerikas, teise Hiinas, 3, ma ei tea, Bahamas ja panna sinna S3 andmed. Okei. Ja viimane küsimus, mis mul jälle minu enda poolt, et Kubernetes, jah, sa mainisid ka, et on kallis ikkagi. Ja kui nüüd võtta strateegiline otsus, et et me liigume nagu inimtööjõu vähendamise poole, liigume automatiseerimise poole, et mis sinu soovitus on, mis see esimene samm peaks olema, et kas kui ma provisioneerin endale selle Kubernetese klastri, siis tegelikult on see päris suur lisakulu alguses. Et mis sinu soovitus on, kas seda ikkagi teha see samm
provisioneerida klaster, panna sinna alguses üks rakendus ja siis hakata migreerima rohkem ja arendama või kuidas sa, sul on kogemused 2 aastat, eks ole, mis see... Jaa, ma arvan, see on selles mõttes hea küsimus ja hea, et selle lahenduse peab keegi teine otsima, ehk siis tuleb konsolideerida rakendusi erinevatest asutustest rohkem. Tuleb Kubernetese klastrid iseennast on multitenant, ehk siis ühes Kubernetese klastris, meil on mõned näided, TEHIK, Haigekassa, MKM, kus Kubernetese klastris jookseb hästi mitu rakendusi. Aga ühes klastris või aeg-ajalt jookseb ka täpselt üks rakendus. Ja ei ole põhjust... Kallis rakendus. Lõppkokkuvõttes jah. Aga ta on lihtne ja ta ei nõua seda. Ehk siis küsimus ongi selles, et aga miks see kallis on see, või miks on nii tehtud? Sest iga klient, iga riigiasutus tahavad kontrollida nagu terve infrastruktuuri. Võrgu ligipääsud, kes saab kuhu, kes näeb mida ja kui seda saaks kuidagi lahendada, siis tehnoloogiliselt saaks asju rohkem ja rohkem kokku panna. Sest see on, ma arvan, annaks tõesti, päris ühe suure klastri teha on nagu vale, aga ikkagi palju, mingi suurem community cluster, kus jookseksid vähem tähtsad rakendused, see oleks täitsa mõistlik teema teha. Aga see eeldab, et asutused teevad koostööd. Kui ühesõnaga su vastus on see, et kui tundub, et ühe rakenduse jaoks selle Kubernetese klastri tegemine on liiga kallis, siis leida endale keegi sõber, teha sõbraga kahekesti. Aga aitäh Iljale, aplaus! Aitäh!